lugupeetud loomakasvatajad, mul on muidugi väga suur au, et mulle tehti ettepanek täna siin esineda. Ja kui me siis Anuga seda teemat arutasime, siis ma ei teadnud veel, et mul tuleb esineda 2 juubelil. Aga nii ta on, et mehed paljud asjad unustavad ära ja lohutuseks olgu öeldud, et ma olin isegi nii ajameelne, et kui sekretäril oli sünnipäev, siis sekretär pidi ka ise meelde tuletama, et tal on sünnipäev. Nii, täna siis ma ka natukene vaataks tulevikku ja võib-olla siis analüüsiks ja mõtleks seda, miks pärast meie lehmad ikka nii vähe karjas on. Kõige lihtsam vastus sellele on, et ta lüpsab palju. Ta lüpsab palju ja võib-olla tõesti siis miks ja kuidas me siis seda asja võiksime või saaksime ka natukene minu arvates paremini teha. Tõepoolest, sellel aastal see Eestis 10 000 lehma kohta lüpsame. See on Euroopas teine tulemus. Ja millele me oleme tänu selle saavutanud, siis minu arvust on kõige suurem võti peitnud selles, et see sama kool siin on andnud ikka väga head spetsialistid. Meil on farmides väga haritud kaader, kes on selle uue teadmise väga kiiresti omaks võtnud ja selle kindlasti rakendanud. Ja mõne aastaga see asi on ju toimunud, kui vaadata seda pikka perspektiivi, et me oleme siin selle 10 000 piiri ületamas. Aga tõsi, samal ajal on lehmade karjas püsimine drastiliselt langenud ja pole saladus, et paljudest karjades saame karja taas toota tänu sellele, et me kasutame selekteeritud spermat. Ja kui nii edasi läheme, polegi vist kaugel aeg, kui me hakkame kasutama sama tehnoloogiat kui munakarja kasvatuses. Kuktipud lööme maha, neid me üles ei kasvata. Meil on õnneks türklased, kes selle siiamaani küll ära ostavad, aga esimese laktatsioonilehmade osakaal on paljudes karjades 50% ja rohkem. See tähendab siis seda, et kui esimeses üleskasvatamise kulud on circa 1500 eurot, 10 000 liitriga saame käiberaha 3000, sellest 2500 kulub ära söödale ja alles 2. ja 3. aastal saame veel mõelda, kas me saame nüüd investeeringut tasa ja kuidas me palgad maksame. Nii et see on oluline küsimus, kuidas me oma karja üles või taastoodame. Tõsi, lehmad lüpsavad meil 8-90 kilo piima ja nii nagu siingi jutt oli, et iga päevaga tulevad uued rekordid, 20 000 laktatsioonid ei ole enam ammu meil unistus, need on reaalsused. Aga kui me mõtleme seda, et siis eluea toodangut, kui me vaatame seda statistikat, siis selles jõudluskontrolli tabelis, siis need eluea rekordid jäävad 10 aasta taha ja kaugemale. Tähendab siis seda, et koos siis selle laktatsioonitoodangu suurenemisega on kõvasti suurenenud või vähenenud meil siis see lehmade arv, kes siis eluea toodanguga lüpsaks 100 000 või rohkem. Ja kui me nüüd mõtleme ka neid põhjuseid, siis me näemegi, et ega siis tahame saada tõepoolest ju väga head lehma ja me sätime lehmale ka väga-väga kõrged nõuded. Me tahame tõesti, et ta lüpsaks meil palju, sigiks hästi, oleks terve, kaua seisaks karjas, pikk kasutusiga, udar oleks hea, täna tahame, et oleks siis ka sobiv roboti alla ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii nagu me ka eelmisest jutust kuulsime, me tahame ka, et jalajälg loodusel oleks võimalikult väike. Ja nii nagu ettekandja meil peaminister rääkis, see ongi nii, et seda me saame tegelikult ainult tänu produktiivsuse suurenemisele, sööda efektiivsemale kasutamisele, seda saavutada. Ja kui me nüüd mõtleme ka neid põhjuseid, siis me näemegi, et ega siis tahame saada tõepoolest ju väga head lehma ja me sätime lehmale ka väga-väga kõrged nõuded. Me tahame tõesti, et ta lüpsaks meil palju, sigiks hästi, oleks terve, kaua seisaks karjas, pikk kasutusiga, udar oleks hea, täna tahame, et oleks siis ka sobiv roboti alla ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii nagu ettekandja meil
nüüd tõepoolest kahjuks seda ideaallehma on meil väga-väga raske aretuslike võtetega saada. Ja milleks? Sellepärast, et seal on paljude tunnuste vahel suur geneetiline antagonism. Ja kui me vaatame siis neid päritavuse, kui suured on siis need tervisenäitajad või haiguste päritavused, siis me vaatame, et need on sisuliselt 0. Kui me tahaksime vaadata lehmi, valida lehmi selle järgi, et nad ei haigestuks mastiiti, see meil aretuslike võtetega võimalik teha ei ole. Tahame, et oleks hea sigivusega lehm, seda meil võimalik aretusvõtetega teha ei ole. Ketoosi vältida, seda meil aretusvõtetega teha ei ole. Laminiiti vältida, seda aretusvõtetega teha ei ole võimalik. Küll aga tõin ma siia eraldi välja ühe näitaja, mis nüüd nimetame me kalkuleeritud söömuseks. Ja kui me näeme, siis see kalkuleeritud söömuse päritavus on väga-väga kõrge, 0,40. Nii, mis see kalkuleeritud söömus tähendab, mida ta eeldab? Ta eeldab seda, et me teame seda, kui palju loom kulutab kehavarusid piimatootmise toetamiseks, kui palju ta piima muidugi lüpsab, mis on piima energeetiline väärtus, mida ta väljutab, ja me saame tänu sellele, teades, kui palju 1 kilogramm keharasva piima aitab meil toota, saame me rehkendada välja kalkuleeritud söömuse. Ja sellest lähtudes on seda väga palju juba teaduslikest artiklitest asjadest tehtud, aga kahju on see, et meie farmides tehnoloogiline tase veel seda teha ei õnnestu, aga kindlasti sinna suunda me oleme tööl. Ma nägin siin Riisenbergi, kellel on väga ägedad riistad olemas, kes juba määrab seda lehma kehakonditsiooni kaotamist, koos siis meie osakonna teadlastega. Nii, ja kui me vaatame nüüd seda sama kehakaalu muutuseid seoses selle haigustega, siis me näeme, et siin on juba korrelatsioonid head. Kui me suudaksime ära määrata kehakonditsiooni muutused 5. päevast kuni 10. täpselt, teame, mitu kilode piima kaotab, siis see korreleerub juba ainevahetushaigustega 0,3, ketoosiga isegi 0,64, mis on väga kõrge näitaja, infektsioonhaigustega väga kõrge näitaja, mastiidiga väga kõrge näitaja. Natukene paremad näitajad saame siis, kui me 15 päeva jooksul määrame täpselt keha konditsiooni muutuseid. 0,37, 0,70, 0,74, 0,48, 0,49. Nii, juba ei ole vajagi isegi 2 kuud seda vaeva näha, need numbrid paremaks ei lähe. Nüüd ei eita seda, kui me näeksime vaeva ja kogu laktatsiooni näiteks määraksime seda kehakonditsiooni muutused. Sellepärast, et kõik me teame, et lehm hakkab kuskil 60 päeva juurest kaalu juurde võtma. Nii et seda mõtet vaeva näha ei ole, me peaksime siis kontsentreerima oma tähelepanu esimesele 23 nädalale mitte rohkem. Nii. Nüüd need energiabilanss kahjuks on muidugi negatiivselt korreleerub piimatoodanguga. Aga see on ka arusaadav, mida positiivsem on energiabilanss, mida vähem ta võtab kehast, seda kehvemini tema loom lüpsab ja võib-olla, et siia rohkem aega selle lõveri leevida. Nüüd, kas siis paks lehm on ilus laps? Näib, et on. Ühe palli kehakonditsiooni kaotab lehm, siis selle arvelt ta lüpsab 2000 liitrit piima. 2 palli kaotab 4000 liitrit piima. Ja see ongi see kõrbus, et me aretuses seda ei arvesta, kas ta lüpsab siis keha arvelt või lüpsab tema sööda arvelt. Ja niimoodi siis me leiamegi, et meil tekivad paksul lehmal väga suured probleemid nii ainevahetushaigustega
kui ka sigimisega. Nüüd see on minu jaoks üks väga niisugune õpetlik slaid, mida ma omal ajal kuskilt Hollandi uurimiskeskusest sain. Kui me oleme lehma söötnud väga paksuks enne poegimist, siis näeme, et see energiabilanss on väga kaua negatiivne. Väga kaua negatiivne ja ta langeb miinusesse peale 3.–4. päeval väga-väga tugevasti. Ja seoses sellega nüüd me võiksime ennustada või korreleerida selle, millal on võimeline loom uuesti tiinestama. Nii et sellel perioodil on siis meil probleeme tiinestamisega ja seda peaksime me katsuma vältida. Kui me söödame looma vastavalt energiavajadustele, siis on see negatiivne energiabilanss või keha konditsiooni kasutamine või keha energia kasutamine oluliselt väiksem ja tema on oluliselt varem võimalik tiinestada. Nüüd, kus on siis võtmeküsimus? Miks mõned lehmad lüpsavad palju ja miks mõned lehmad ei lüpsa palju? Loomulikult me räägime, et see on geneetika. Ja see on geneetika. Aga see on ka see, kuidas me oleme aretanud looma ja kuidas on see maks lehmal võimeline ümber töötama kõiki neid toitaineid, mida me talle sisse topime. Ja kui me mõtleme, missuguse koormuse all ta on, siis esiteks kõik see silo ja jõusööt ja kõik need muutuvad ju vatsas meil lenduvateks rasvhapeteks, mida lehm peab kohe ümber töötlema. Sinna juurde me võime panna ka kõik need happed, mis veel silos on. Ja kui silos on seal juba võihapet 150 või vahest 200 või need on ka kõik, mida maks peab ümber töötama. Momentaalselt, kui ta sinna juhtub. Kui kehast võtab palju rasva, siis on vaja need rasvhapped ümber töötada, mis on veel raskem, sest need rasvhapped on pikad, 18 süsinikuaatomit, 16 ja nii edasi. On hoopis raskem ümber töötada kui jäädikhapped, kus on 2 süsinikku. Söödarasv. See, mida me siis söödame lisaks sellele, et lehm palju lüpsaks. Need imenduvad soolestikus, aga need on ka reeglina pikad rasvhapped, 16-18, millega loom näeb väga ja väga palju vaeva. Ja nüüd kõik sõltubki sellest, kas see maks suudab ümber töötada need rasvhapped ja kas loom geneetiliselt on võimeline need piimaks ümber töötama. Ja ongi niimoodi, et head lehmad, nende maks on võimeline rohkem ümber töötama ja ka samal ajal efektiivsemalt kasutama neid samu imendunud toitaineid piimasünteesiks. Nii, vaatame nüüd seda. 20 paremat lehma uuringu järgi konverteerivad söödas olevat energiat 26% efektiivsusega. Madalama aretusväärtusega lehmad 21% efektiivsusega. Ja sama on nüüd siis ka, kui need toitained on juba seedunud, imendunud organismi, see vahe on sama, 43, 34, see tähendabki siis seda, et see maks on siis võimeline seda ümber töötama. Me ütleme, et see metaboolne koormus sellel loomal on suur, aga ta on võimeline seda paremini ümber töötama. Kui need toitaineid jõuavad udarasse, siis siin vahet ei ole. On ta siis hea lehm või halb lehm, siis need pannakse piimaks kokku ikka ühe efektiivsusega. See annab tunnistust sellest, et võtmeküsimus on maks, selle efektiivsus, kui kiiresti ta suudab ümber töötada ja kas lehm suudab need teha meil piimaks. Seega sööb see lehm palju, kes lüpsab palju, mitte vastupidi. Mis sunnib siis lehma kehavarude arvelt meil lüpsma? Sunnib see, et me oleme
aretusega muutnud omal hormonaalset süsteemi organismis. Ja siin on 2 vastastikuse toimega olulisemat, kõige olulisemat hormooni, üks on kasvuhormoon ja teine on siis insuliin. Kasvuhormoon on see, mis surub insuliini alla. Mida kõrgem on meil kasvuhormoon veres, seda madalam on insuliin, aga me kõik teame seda, et insuliin on võtmeensüüm, kes siis kehast mobiliseerib energiat. Kui meil on insuliini tase madal, siis hakkab kohe loom otsima võimalust saada energiat rasvkoest ja maksast, nii palju kui seda glükogeenina seal on, aga eelkõige siis võtab ta siis rasvast. Ja nii ongi, kui on meil insuliin madal, siis muudkui keharasvast mobiliseeritakse energiat. Olen seda võrrelnud sportlaste veredopinguga. Nii, ja kui me vaatamegi seda, kui kõrge ja kuidas on siis need kõrgaretusväärtusega lehmadel, siis see kasvuhormooni tase kõrgaretusväärtusega on kõrge ja madalaretusväärtusega kasvuhormooni tase on madal. Ja siin vastupidi, insuliin on madal, siin insuliin kõrge. Ja see tähendabki seda, et esimesel ovulatsioon siis tekib nendel lehmadel, kellel on insuliin kõrgem, tekib varem kui nendel, kellel on kasvuhormoon kõrge. Ja põhjus peitubki selles siis, et insuliin on see, mis siis selle glükoosi meil ajab kudedesse. Ja mis on eelkõige tundlikud, on need samad suguorganid. Naissuguorganid on nii pretensioonikad, et need tarbivad ainult glükoosi. Muud keharakud, neile klapib ka äidikape, kus energiat saada. Ja see tähendabki seda, et me peaksime siis katsuma võimalikult kõrge hoida insuliini tase peale moegimist veres, et siis saaks toita meie sugurakud, saaks toita munarakud, saaks toita munasarjad. Nii, kuidas me siis söötmisega saame siis seda aidata, seda insuliini taset tõsta? Kui meil on kõrge rasvasisaldusega ratsioon, siis meil on insuliini tase madalam, kui on siis, kui meil on kõrge tärklisisaldusega ratsioon. Ja ka need ovuleeruvad lehmad paremini siis, kui meil on kõrge tärklisisaldusega ratsioon, 90% lehmi ovuleerub enne 50. päeva. Kui on kõrge rasvasisaldusega ratsioon, 55% esimese 50 päeva jooksul ovuleeruvad. Nii et võtmekoht on siin, et katsuda hoida insuliin kõrge ja tänu sellele see soodustab just seda, siis meil tärkliserikas ratsioon. Nüüd, kui me vaatame, kui suur võiks olla, siis see rasvasisaldus ratsioonis, et ta veel meil insuliinisisaldust väga ei mõjuta, siis me näeme, et see piir jääb kuskile alla 5% ehk 50 grammi kilogrammi kuivaines. Edaspidi hakkab see oluliselt langema. Nüüd ka väga palju tärklist ratsioonis ei ole mõtet mõnitada. See insuliini taset ei tõsta. Me suurendame küll piimatoodangut, aga vere insuliinisisaldust ei tõsta. Ja me näeme, et kuskil 16-18% üle selle suurendades tärklise sisaldust ratsioonis, meil insuliini tase sisaldust ei tõuse. No, meie nii madalaid tärklise sisalduse oma ratsioonides ei kasuta, aga peame siis teadma, et see ei aita meil eriti insuliini sisaldust tõsta. 250 meil ikka iga valmer paneb mõni 300 ja rohkem ka. Nii, see meil oli just. Nii, ja sama nüüd energiabilansiga. Kui meil on tärkliserikas ratsioon, siis loom kulutab kehavarusid vähem kui
rasvarikka ratsiooni puhul. Ja nüüd see energia miinus peale poegimist on siis näete, esimesel nädalal, teisel nädalal, 3. kuni 5. nädalani on igal pool on tema siis väiksem, kui me kasutame tärklisrikas ratsiooni võrreldes rasvarikka ratsiooniga. Mida me siis võiksime söötmisest me nüüd rääkisime, mida eesmärkideks püstitada siis edasi siis aretuses. See on siis minu arvates siis söödaenergia efektiivsem kasutamine peaks olema siis see võtmekoht, mida me peaksime hakkama arvestama ka aretuses minu arust. Ja see tähendab seda, et me peaksime võtma markeritena siis ainevahetuse näitajaid rohkem arvesse, kuna need siis korreleeruvad meil hästi haigustega karjakasutuseaga. Veel korra seesama number, see tähendab siis seda, et kui meie võtame arvesse lüpsvad lehmad toodangu ilma kehavarusid kasutamata. Kui me hakkaksime seda arvestama paralleelselt sellega, palju tema lüpsab siis ka kehavarede arvel, kui me lüpsame ilma kehavarusid arvestamata, siis me saaksime kätte need lehmad, kes konverteerivad söödaenergiat efektiivsemalt. Ja vot see võikski olla meie siis eesmärk saada neid aretuste selliseid markereid, mis iseloomustab meil siis söödakasutuse efektiivsust ühelt poolt ja teiselt poolt siis seda kehaenergia varude kasutamist. Nüüd seda saame siis teha tõesti kas kaalumise teel või siis täna siis selle kehakonditsiooni skaneerimise teel. Nii et aga nagu ma ütlesin, et me ei ole veel selleks tehniliselt kõik valmis, aga kindlasti see jõuab aretusse. Täna on ta eelkõige nii mõeldud, et kui loom kasutab väga palju kehavarusid, et siis on ta haige, siis me tõmbame ta sealt karjast välja ja vaatame, mis tal viga on. Aga me peaksime siis aretuses muidugi need asjad, haiged lehmad siis elimineerima ja katsuma siis leida need loomad, kes siis terve loomana kasutavad palju kehavarusid piimatootmise toetamiseks, et saaksime siis teada need lehmad, kes tõepoolest siis sööda hästi väärindavad ja ma arvan, et see oleks nüüd siis üks ja kindlasti on üks järgmine suund, sest teaduskirjandus sellest on hästi palju leida ja need on minu arust täitsa uued markerid, mis kindlasti lähitulevikus kasutusele ka võetakse. Nii, söötmisvõtetest on siis õige poegimisaegne toitumine, söömuse maksimeerimine eelkõige poegimisjärgsel perioodil, õige tärklise sisaldus vahekorra ratsioonis ja kindlasti ka kationi-anioni bilanss, millest täna me küll siin ei rääkinud, aga kõik need soodustavad meil karjas püsimist, ei räägi siin sööda kvaliteedist, mis on esmatähtis loomulikult ja nii edasi, et piirdume täna siis nende küsimustega. Ja uuteks markeriteks võiks siis olla siis söömuse kalkuleerimine, söömuse määramine siis nii kasutades siis neid kaudseid meetode. Individuaalselt ei ole meil võimalik suurtes rühmades söömust määrata, aga see söömus on ka kalkuleeritud söömus on hea päritavusega, nii et seda saame me kasutada, nii nagu ma ütlesin, et see lehm, kes lüpsab palju, see lehm ka sööb palju. Sest tema suudab need imendunud toitained efektiivselt ümber töötada. Nii, loomulikult loomade heaolu, mis ei ole väheoluline ja kindlasti kõik need asemed ja jalatervised ja need on ka seotud kõik loomade heaoluga. Mul oli
farmer, see oli küll Taanis, ütles, et sa rekonstrueerisid lauda, et mis sul siis nüüd muutus. Ütles mulle ühe asja. Kui ennem oli kõige suurem probleem jalad, siis nüüd, kui ma panin liiva alla, siis see on kolmas probleem. Esimene on sigimis ja udarad, aga jalad on kolmas probleem, et nii palju on muutunud. Nii, ma väga tänan selle mõtiskluse eest ja see ei pretendeeri täistõele, aga see oli minu niisugused mõtlused, et kuidas me saaksime asja natuke parandada. Aitäh!